tere hommikust! Täna me siis lähme Võhandu maratonile kaasa elama inimestele, keda me teame, aitama värk-särki. Praegu just vahetasime suverehvide vastu välja rehvid õues ja sõime juba hommikust ja siis nüüd ma peangi Leoga hakkama tegelema ja siis on minek. Teen endale väikse jääkohvi. No nii, me oleme nüüd autos, me küll veel ei sõida, kell on juba 8 läbi 17, et me ärkasime mingi 5:30 paiku, et autol oli vaja rehvid vahetada, nii et need said tehtud. Ja siis, no ava sellele paugule me enam ei jõua, sest see on juba läinud 17 minutit tagasi. Nii et sinna nagu ei ole mõtet minna. Ja me arvan, et me lähmegi kohe otse lihtsalt esimesse sinna punkti. Jah, et kahjuks läks seekord nii. Aga pole midagi, koer autos, laps autos. Nüüd ootame ainult, et mees tuleks ka autosse. Ja siis on minek, taga on mingi kõik lihtsalt stoffi täis, sest ma jään pärast seda endal maale koos Leoga ja võib-olla Riia ka jääb maale minuga. Ja kutt läheb tagasi Tartusse. Ja nii et vaatame, mis tänane päev toob siis. No nii, me siin Leoga oleme praegu autos. Andsin talle just süüa. Väljas on ülipalav lihtsalt. Ta ei olegi nagu, Leo ei ole nii sooja ilma veel kohanud, nii et nagu väga rits. Aga loodetavasti elame selle ilusti üle. Praegu autos tegelikult uks lahti, siis on päris mõnus. Aga nüüd läheme uuesti sinna melu sisse ja vaatame, kus mul vend ka on ja siis hakkame võib-olla varsti juba teise punkti liikuma. Ei ole. Hommikusöögi valmistamine. Leo möllab siin karbiga. Tal on üldse kõik laiali siin. Vaata, mis see on! Vaata, mis see on! Ei.
No nii, olen nüüd kodus Riismandes käidud, poes käidud ja nüüd lähen siis tuppa. Ja mul mees läheb minema, nii et väike vahetus. Ja vaata, mis me siis täna veel korda saadame. No nii, ma tegin talle hea kohvi ja siis on neid külmutatud viinamarju, vaatan YouTube'i, poja on mul siin süles. Ta on, ma ei tea, täna vist on mingi hammaste värk jälle tal, et veits jonnakas, tahab ainult minu lähedust. Aga noh, mis seal ikka, kamapallid virutas siia laiali ja üldse mul oleks tegelikult vaja koristada, aga praegu nagu ta ei laseks mul koristada, nii et siis kui tal tuleb see 3. uni, kuna täna ta tegi lühemad sellised uned, siis ta tuleb 3 und. Et kui 3. uni tuleb, eks siis saan midagi koristada, siis nagu näha, siis laua peal juba siin mingid sokid, eile pesin terve päev pesu, et on nüüd vaja ära panna see pesu kõik igal pool, lihtsalt riided ja asjad. Ja täna oli siis see iglusett, mis ma ka Instagramis nagu küsisin, et millist valida. Et valikus oligi kas see iglusett või siis see üks selline rainbow värk. Et ma võtsin selle igluseti ühe, et siin on nagu sellised erinevad osad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat osa. Et saab siin turnida, praegu ta nagu veel ei ole väga huvitatud, ta on pigem huvitatud oma kamapallikestest, mis ta siin kõik laiali on loopinud. Aga jah, praegu siis selline asi. Aga loodame, et saan ka ikka täna midagi koristatud, sest siin on suht sitamaja. Päris hull on asi ikka. Aga praegu arvan, et vaatan seda YouTube video ära, tegelen pojaga, teen neil see õhtusöögi endale soojaks ja siis vaatan, millalgi panen poja magama, võib-olla välja, ei tea, vaatame jooksvalt. Vaatan siis YouTube'i ja võib-olla äkki saan midagi koristada, sest no vaadake, esiteks. Okei, siin on see set, eks ju, pole hullu. Nii, teiseks see laud siin. No need tuleb lihtsalt üles viia. Siis siin mingid juhtmed tuleb ka ära teha. Siis siin on riided, siin on Leo riided. Okei, siin on need tekid, mis siin nagunii on. Siis minu mingid asjad. Mul arvuti on siin, aga siin on ka mingi segadus. Mul on ka lihtsalt, jumala küll. Siis see laud. No see laud, hoppikene. No ma hakkasin siin kasvatama neid tomateid ja siin on need herned. Siis siin on mingi ehitus, need teibid, siis pakku, mis tuli, siis siin on ka veel need asjad, siis siin sees on mingid asjad. No igastahest, seal on veel nagu segadus. No igal pool on lihtsalt segadus. Ja ma loodan, et ma saan täna miskit korda tehtud. Sest kell ei ole ju tegelikult veel palju. Aga vaata jooksvalt. Ma hakkan siis nüüd koristama, vaatan, kui palju ma jõuan niimoodi, et Leo päris hüsteeriasse ei lähe selle aja peale. Sai natukene korda rohkem, laua peal ei ole enam nii palju asju, toolid on kõik vabad. Köögis on ainult vaja muusad nõud ära pesta, siin laua pealt on ka enam-vähem kõik, et selline enam-vähem. Noh, Leo asjad on siin, ma ei hakka neid ära panema, sest nagu nii veel mängib. Siis ta igluseti panin sinna ja jah, selline ta siis välja näeb. Köök on veel nagu veits vajab korrastust, aga see pole veel nii hull, siis siit need asjad, see on vaja aiamajja viia, see boks siin, need on vist ära panna ja siis see vist tuleb ka aiamajja viia. Ja siin on vaja ka, et see panna jälle siia nende rataste peale ja siis see istumise osa panna sinna üles, et siis ta on eest ära. Ja siis see vedele siin niimoodi. Aga muidu
on kõik nii enam-vähem korras. Kui ta tuttu läheb, siis nüüd kohe varsti siis saan mina rahulikult, ma ei tea veel, oma asju teha. Peaks seda oma päevikuvärki edasi tegema, et ütleme niimoodi, et mul praegu on valmis see kuuvaade ja nädalavaade niimoodi, et nädalavaatest on mõned üksikud lehed vaja veel teha ja siis on nädalavaade valmis. Aga jah, nii et suur osa on juba tehtud. Ja rääkides siis sellest Võhandu maratonist, siis me Leoga olime põhimõtteliselt lõpuni, ainult selles kõige viimases punktis läksime siis varem ära, kuna tal oli juba põhimõtteliselt unaaeg, sest kell oli juba 9 ja see tagasisõid oligi siis põhimõtteliselt niimoodi, et Räpinast läbi või natukene edasi Võru poole, siis ta nuttis suht kogu tee, et ta oli juba nagu väsinud ja üleväsinud siis pigem, et kogu aeg väntsutati teda autost välja ja siis me sõitsime tagasi ja siis läksin mingi poole tee peal siis, Räpinast jõudsin läbi, siis natukene edasi, ma ei tea, mis see teine koht seal on. Igastahes siis tegin peatuse ja rahustasin teda, panin talle luti suhu, siis jäi ta magama. Ja siis sõitsimegi koju niimoodi rahulikult, aga väljas oli selline torm ja müristas ja välku lõi ja oligi niimoodi, et oli kott pime, siis oli välkus kõik valge ja see oli Leo esimene äike, millest ta siis mitte midagi kaasa ei saanud. Sellepärast, et ta lihtsalt magas. Ja mul käis muusika ka niimoodi, et seda müristamist ei olnud kuulda, sest ma kartsin, et kui ta kuuleb seda niimoodi äkkmüristust, et siis ta ärkab üles ja hakkab nutma ja siis ma panin lihtsalt muusika niimoodi natukene valjemalt. Sellise rahuliku muusika. Aga enamus, selles mõttes, et ta tegi ilusti, enam-vähem ilusti oli meil seal kaasas ja ei olnud palju vingumist, ainult siis oli vingumist iga kord, kui seda mingit tuutu lasti vaatas, seal, kui mööda sõitsid, et siis ta hakkas nutma, et talle ei meeldinud see järsk vali hääl. Aga pole midagi. Harjub ära, järgmine aasta, ma arvan, on juba päris lõbustal seal kaasa elada, kui me lähme. Arvatavasti lähme ikka, aga eks näis, mis järgmine aasta toob. Aga ma arvan, et ma selle vlogi panen kokku selle Võhandu maratoni mingi algusvlogiga, sest ma ei jõudnudki seda alguses. Ma jõudsin filmida, aga siis läks kuidagi nii hektiliseks ära ja nii palav oli ja jube, sest me võtsime alguses Riio ka kaasa. Aga siis viisime ta mingi pärast, ma ei tea, teist, kolmandat punkti. Pärast kolmandat punkti viisime ta ära mul maale, kuna sest see oli ikka kohutav. Nii palav oli ja me pidime ta kogu aeg kaasa võtma, sest autosse ilmselgelt ei saa nii palavaga jätta. Ja oligi, et laps, väike laps, koer. Siis oli lihtsalt nii kuumaga täielik õudus. Ja koeral oli palav, meil oli palav, lapsel oli palav. Väga ekstreemne olukord, ütleks niimoodi, et jah. Aga maal olles ta sai seal liikuda, juua, nii palju kui tahab, väljas seal olla ja värki-särki hullata. Nii et ma arvan, et tal oli ka hea päev. Aga edasi siis läks suht ladusalt juba, et kui koera ei ole, siis on ilmselgelt juba lihtne, et järgmine aasta isegi, kui ma arvan, et Riio on, et siis ka ei ole nii hull, sellepärast, et Leo saab omal jalal kõndida, et ei pea kogu aeg üles olema ja saab seal ringi möllata. Ma arvan, see tuleb lahe järgmine aasta. Aga eks näis. Okei, mis ma siin pläkutan, mul sai söök valmis ja nüüd ma söön ja pärast sööki siis paneme lapse magama. Kõllin siin väljas, sest Leo ei jäänud üldse magama ja nüüd loodetavasti magab natukenegi pool tundi ja siis ma olen. No nii,
ma olen nüüd oma rännakult tagasi. Võtsin, päeval käisin seal, mis see nüüd, kaupmees, ostsin seda, see seal soodukaga. Ja mulle meeldib see, ostsin terve selle six-packi ja nüüd joon seda. Juba on enam-vähem korras niimoodi, et ma pean koristama, vaatan oma YouTube video ära ja siis ma arvan, et kui Leo ei ole selle aega ärganud, siis äratan ta, kuna viimane töö, siis ta ei tohiks nii kaua magada. Aga oi jumal, ta ei tahtnud ikka üldse magama jääda jästes. Tõmbasin lauaga ära ja lähen, ma arvan, veel õhtul siis, kui ilm lubab veel jalutama, aga siis võtan Riioga kaasa. Saab Riioga natukene uudistada. Ja nüüd ma arvan, ma istungi lihtsalt lõõgastan natukene nii kaua kui saab. Ja joon oma drinki. Ja sealt kaupmehest ostsin veel kaerapiima, sest see on seal natukene soodsam kui tavapoes. Ja siis muidugi selle karamellisiirupi, soolakaramelisiirupi kohvi jaoks. No nii, Leo magab. Mina käisin just pesus, pesin ennast täiesti puhtaks. Ja nüüd mõtlen, et loen natukene äkki ja kuivatan, kui juuksed ei ole kuivad juba, siis kuivatan need kiharakesed ka ära, seepärast märgade juustega ma ei saa magama minna. Muidu mul hakkab kael valutama. Või üldse kõik läheb kangeks. Ja nii et jah, ma hakkan lugema. Aga pisikese magama panemine oli järjekordne möll, sellepärast, et ta ei tahtnud üldse magama jääda. Pidi jälle nonnima. Mõtlen, et äkki võtan mingi snäkiga endale ja siis loen natukene. Ja, aga kell on juba 21:22, nii et kell on juba päris palju. Siinkohal ma ütlen siis teile ka head ööd ja aitäh, et te vaatasite mu vlogi. Loodan, et teile meeldis ja nii et kohtume järgmises vlogis. Loodame, et see on üpris peatselt. Ma olen nüüd hakanud jälle siin vaheldumisi kaamera ja telefoniga filmima, sest ma ei tea, telefoni on nii lihtne kuidagi kätte võtta, et kaamera on nagu raske ja raskem kätte võtta ka ja siis monteerimine võtab ka kauem aega. Aga ma loodan, et te olete rahul ka nende telefonivlogidega, et siis ma saan lihtsalt teile rohkem neid pakkuda, et jah, aga